Tere ja tere tulemast tagasi! Täna lähme ajas tagasi, sukeldume keskaegsete kloostrite maailma. Ja me ei vaata lihtsalt vanu kivi, vaid uurime üht mustrit, mis kordub ikka ja jälle. See on lugu ideaalidest, edust ja sellest, mis juhtub siis, kui pühaduse otsing põrkub kokku päris maailma rikkuse ja võimuga. See on põnev tsütel. See tunne, see soov põgeneda, see pole tegelikult üldse uus. Kujuta nüüd ette maailmas 100 aastaid tagasi. Maailma, mis oli, olgem ausad, palju karmim ja kaootilisem kui meie oma. Ka siis otsisid inimesed varjupaika ja nende jaoks oli selleks kohaks tihtipeale just klooster. Tõeline rahu ja korra oaas keset muidu üsna vaenulikku maailma. Aga miks? Miks keegi teeks sellise valiku? Miks jätta kogu oma senine elu selja taha ja minna kloostri müüride vahele? Ja nagu me kohe näeme, ei olnud see sugugi ainus põgenemine. Põhjused olid palju sügavamad. Neid motiive oli tegelikult terve rida. Mõne jaoks oli see puhas ja sügav vaimne kutsumus. Sa tead, soov pühendada kogu oma elu Jumalale. Teiste jaoks oli see aga täiesti praktiline valik. See oli lihtsalt parim viis pääseda pideva vägivalla ja ebakindluse eest. Ja mõtle aadlike peale. Noorele mehele, kes polnud just sõjamees, oligi see põhimõtteliselt ainus teine karjäärivalik. Ja vanaduses. Siis oli mungaks hakkamine nagu viimane investeering igavesse ellu, et kindlustada endale koht paradiisis. Ja kõige selle keskmes on üks mõiste askees. Mida see tähendab? See ei ole mingi mõttetu enesepitsutamine. See on teadlik valik. Idee on vabaneda kõigest, mis sind segab, kõigest maisest, et saaksid keskenduda vaimsele teekonnale. Nii et sa loobud varast, perekonnast, isiklikest ambitsioonidest, kõigest. See oli ikka päris radikaalne samm, kui järele mõelda. Okei, aga kuidas sa sellist radikaalset kogukonda üldse koos hoiad? Kuidas sa tagad, et kõik toimiks? On vaja reegleid, on vaja süsteemi. Ja siin astudki mängu mees nimega Nurs ja Benedictus, kes lõi põhimõtteliselt kogu lääne munkluse, operatsioonisüsteemi. Nii, aastal 529 rajas Benedictus Itaaliasse kuulsa Monte Cassino kloostri. Ja mis veelgi olulisem, ta pani kirja oma reeglid. Ja need ei olnud lihtsalt mingid suvalised reeglid. Sellest sai käsiraamat, mille järgi hakkasid elama tuhanded ja tuhanded kloostrid üle kogu Euroopa. See oli täielik eluviisi plaan. Ja selle reegli geniaalsus peitubki tegelikult selle tasakaalus. See polnud ainult lakkamatu palvetamine, kaugeltki mitte. Päev oli väga nutikalt jaotatud 3. Palve, füüsiline töö ja vaimne töö, ehk siis lugemine. Ja just see viimane osa, see, et kõik pidid lugema õppima, muutis kloostrid keskaja kõige olulisemateks hariduse- ja kultuurikeskusteks. Kujuta ette, maailmas, kus enamik inimesi olid kirjaoskamatud, olid kloostrid kohad, kus teadmisi hoiti ja paljundati. Ja kuna nii paljud kloostrid üle Euroopa kasutasid sama operatsioonisüsteemi, tekkis midagi uut. Tekkis üle-euroopaline võrgustik, esimene suur mungaordu ja neid hakati kutsuma benediktlasteks. Ja see nende must rüü, sellest sai justkui munkluse sümbol kogu Euroopas. Aga, ja siin loos on alati üks aga. Siit hakkabki see meie tsükkel pihta. Sest mis juhtub eduga? Edu toob kaasa rikkust ja võimu. Ja just see rikkus hakkas vaikselt, aga kindlalt murendama neid samu ideaale, millele see kõik oli algselt ehitatud. Ja vaata nüüd seda kontrasti siin, see on lihtsalt täiuslik. Idee oli ju elada vaesuses ja alandlikkuses, eks? Aga tegelikkuses said kloostritest meeletud maaomanikud. Abitid ja mungad elasid kohati nagu kõige rikkamad aadlikud. Uhked peod, kallid riided, jahiretked. Algne lubadus oli justkui ulustatud. Pühadusest oli saanud lihtsalt üks privileeg. Aga muidugi ei jäänud see allakäik kellelegi märkamatuks. Alati on neid, kes ütlevad, stopp, see ei ole õige. Ja nii tekkiski uus liikumine. Liikumine, mis nõudis tagasipöördumist algsete ideaalide juurde. Benedictuse reegli range ja ausa järgimise juurde. Ja need olid siis tertslased. Ja nende lähenemine oli täiesti radikaalne. Vaata seda võrdlust. Mustad mungad versus valged mungad. Nad kandsid pleegitamata valget rüüd, selles ka see nimi. Nende kirikud, absoluutselt kaunistusteta, lihtsad. Ja mis kõige olulisem, nad ei elanud annetustest, vaid tegid ise rasket füüsilist tööd, harisid oma põlde. See oli täiesti otsene ja selge vastulause benediktlaste luksuslikule elustiilile. Aga nüüd tuleb see loo iroonia. Inimesed vaatasid neid valgeid munkasid, imetlesid nende pühendumust ja lihtsust nii väga, et hakkasid neile tohutud maad ja vara annetama. Ja mis juhtus?
vastu oma tahtmist said ka tsistärtslastest lõpuks rikkad ja võimsad suurmaa omanikud. Tsikkel kordus, sama lugu, uued tegelased. Aga samal ajal oli ka maailm ise muutumas. Kerkisid linnad, inimesed kolisid maalt linna ja see vana mudel, kus klooster on kuskil kaugel metsas eraldatud, see lihtsalt ei sobinud enam uude maailma. Oli vaja täiesti uut tüüpi munka, sellist, kes ei põgeneks maailma eest, vaid läheks otse selle südamesse, sinna, kus on inimesed. Ja see ongi see nihe. Fookus liikus eraldatud kloostritest otse linnade kirevasse ja lärmakasse ellu. Uus ideaal ei olnud enam palvetada maailma eest kuskil kaugel müüride vahel, vaid minna ja teenida inimesi otse maailma sees, keset nende igapäevaseid muresid ja rõõme. Ja nii sündisidki niinimetatud kerjusmunga ordud. Ja 2 kõige tuntumat neist olid frantsisklased ja dominiiklased. Mõlemad pühendusid vaesusele, aga nende, spetsialiteet oli erinev. Frantsisklased tahtsid elada vaeste keskel ja teenida neid otse. Dominiiklased jälle keskendusid rohkem haridusele ja jutustamisele, usu intellektuaalsele kaitsmisele. 2 täiesti erinevat lähenemist samale väljakutsele. Ja kui me räägime kerjusmunkadest, no siis me lihtsalt ei saa üle ega ümber ühes mehest. Mehest, kes on selle uue ideaali sümbol, see on muidugi püha Franciscus Assisist. Franciscuse lugu on nagu filmist. Tõsiselt. Ta oli rikka kaupmehe poeg, elas täieliku playboy elu, peod, luksus, kõik see. Ja siis käis tal klõps ära. Pärast üht sügavat vaimset kogemust pöörast oma elule 180 kraadi. Ta loobus sõna otseses mõttes kõigest, andis ära oma kallid riided, läks perekonnaga tülli ja pühendas kogu oma ülejäänud elu kõige vaesamate ja hüljatumate aitamisele. Ja see tema eeskuju oli nii võimas, et talle kogunes hetkega tohutu hulk järgijaid. Ja tead, mis on kõige olulisem? Isegi oma elu lõpus, kui tema ordu oli kasvanud juba hiiglaslikuks, jäi Franciscus ise oma ideaalidele truuks. Ta hoiatas oma vendi pidevalt just selle sama rikkuse ja võimu eest, mis oli varasemad ordud rikkunud. Tema jaoks oli vaesuse ideaal absoluutne ja läbirääkimisele ei kuulunud. Ja see kõik viib meid lõpuks ühe suule küsimuseni. Kumb siis on õigem tee pühadusele? Kas eralduda maailmast, nagu benediktlased uskusid, et leida rahu ja vaikust, või hoopis sukelduda maailma, teenida kogukonda, nagu Franciscus seda tegi? Ilmselt pole sellele ühte ja ainusaite õiget vastust. Aga see pinge 2 ideaali vahel on tegelikult aktuaalne ka tänapäeval ja mitte ainult reliigionis. Nii et jah, siin on mille üle mõelda.